Tere kõigile ja tere tulemast saatesse Juudi maailmanädal kanalil I24 News English. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, probleemidele ja isikutele, mis pakuvad huvi juudi kogukonnale nii siin Iisraelis kui ka kogu diasporas ülemaailmses juudi kogukonnas. Ja nagu alati, alustame selle nädala olulisemate juudi maailma uudistega. Vaadake! Suurbritannia suurendab nüüd märkimisväärselt oma juudi kogukonna kaitset. Valitsus on lubanud järgmise 3 aasta jooksul eraldada üle 250 miljoni naela, et tugevdada turvalisust sünagoogide, koolide ja kogukonnakeskuste ümber pärast antisemiitlike rünnakute lainet. Pakett hõlmab enam kui 500 täiendavat politseinikku üle Inglismaa ja Walesi. Saksamaa liigub selle poole, et Iisraeli eksisteerimisõiguse eitamine muutuks kriminaalkuriteoks. Riigi parlament on edendanud seadusandlust, mis näeb ette kuni 5-aastase vanglakaristuse neile, kes avalikult eitavad juudi riigi olemasolu või kutsuvad üles selle hävitamisele. Prantsusmaa pidas oma esimest riiklikku mälestuspäeva, millega austati Alfred Dreyfusi täpselt 120 aastat pärast seda, kui juudi sõjaväeohvitser õigeks mõisteti riigireetmises. Alfred Dreyfusile esitati alusetult süüdistus Saksamaa kasuks spioneerimises ühes ajaloo kurikuulsaimas antisemiitlikus kohtuprotsessis ning temast sai ebaõigluse sümbol enne, kui ta lõpuks õigeks mõisteti. President Emmanuel Macron hoiatas, et vanad antisemitismi teemonid tõusevad taas esile. Prantsusmaalt Iisraeli ümberasumine ehk Alija jätkab tõusu. Sellel nädalal saabus Iisraeli veel 230 uut immigranti valitsuse suvise Alija operatsiooni raames. Alates 7. oktoobrist on üle 6500 prantsuse juudi kolinud Iisraeli ning Prantsusmaalt pärit immigratsioon on viimase 3 aasta jooksul enam kui 3-kordistunud. Ja lõpuks on ühel Euroopa väiksemal juudi kogukonnal nüüd püsiv kodu. Islandil avati Reykjaviki kesklinnas esimene juudi keskus, kus on sünagoog, koššerpood, raamatukogu ja kogukonnaruum. Peagi avatakse ka geotermaalne mikve, mis tähistab järjekordset verstaposti umbes 300 liikmelise Islandi juudi kogukonna jaoks. Olgu, alustame uue algatusega, mille eesmärk on muuta noored juudid üle kogu maailma järgmise põlvkonna Iisraeli eestkõnelejateks. Iisraeli valitsus on heaks kiitnud programmi Massa Diplomacy, mis pakub osalejatele praktilist koolitust avaliku diplomaatia, kommunikatsiooni ja juhtimise vallas, süvendades samal ajal nende sidet juudi riigiga. See algatus tuleb ajal, mil Iisrael otsib uusi viise kasvava antisemitismi ja valeinfo vastu võitlemiseks välismaal. Meiega liitub nüüd Meir Holtz, Masa Israel Journey tegevjuht, kes juhib seda programmi ja on meiega Jeruusalemmast. Tere ja aitäh, et olete siin. Ja, hea meel siin olla. Massa on heebrea sõna, mis tähendab teekonda. Selles peitub palju sügavamat tähendust. Seldita, miks see alvatus on väga oluline, arvestades, mida Massa kui mõiste tegelikult esindab? Ma astun sammu tagasi ja ütlen, mis Massa tegelikult on. Nii et meid asutasid 22 aastat tagasi juudi agentuur ja Iisraeli valitsus, et tuua noori juute üle kogu maailma siia Iisraeli, et nad saaksid siin pikaajalisi ja tähendusrikkaid kogemusi. Viimase 22 aasta jooksul on meil olnud üle 220 000 vilistlase ja nad on osalenud erinevates programmides. Me püüame tagada, et oleksime ka ajakohased ning lisame programme, mis vastavad noorte juutide vajadustele ja soovidele üle kogu maailma. Ja just nii sündisidki Massa diplomaadid. Hämmastavas koostöös Välisministeeriumiga piloteerisime seda programmi eelmisel aastal. Ja meie tõimegi eelmisel aastal pilootprojekti jaoks kohale 20 osalejat erinevatest riikidest, et saada avaliku diplomaatia tööriistu, õppida rohkem enda juutluse kohta, õppida rohkem Iisraeli kohta. Ja loodetavasti tunnevad nad end ka mugavamalt, et pidada neid arutelusid iseendaga ja ka teistega. Õige. Üks asi, mis selle programmi juures on nii märkimisväärne, on see, meil on olnud palju praktikante, kes on selle kanali kaudu tulnud. Ma mõtlen, nad kõik on paigutatud kindlatesse nišidesse. Aga ma arvan, et me oleme viimaste aastate jooksul õppinud, et meil on tõesti vaja diplomaate välismaal. Nii et isegi kui mõned neist tudengitest ei saa sisuliselt Iisraeli elama asuda, selgita miks. See on tegelikult diplomaatia 2.0 versioon sellest, kuidas diplomaatia võiks tulevikus välja näha. Mitte ainult suursaadikute ja erinevates maailma paitades elavate inimeste olemasolu.
see kehtib iga osaleja kohta, kes tuleb massaprogrammile. Oluline aeg Iisraelis veedetud juba tugevdab sinu võimet rääkida Iisraelist ja rääkida judaismist enesekindlamal viisil. Selles konkreetses programmis võtame vastu väga andekaid osalejaid. Tead, kriteeriumid ja valikuprotsess on üsna range. Eelmisel aastal oli meil üle 100 taotleja, kes lõpuks said need 20 kohta. Inimesed, kes on juba kas sotsiaalmeedias või oma kogukondades aktiivsed ning me anname neile tööriistu, et nad saaksid teha veelgi rohkem seda, mida nad juba teevad ja võimaluse teha seda, mida nad suudavad. Me ei hakka saatma Iisraeli saadikuid igale poole üle maailma suurel hulgal. Loomulikult on igas riigis, kus meil on diplomaadid, see suurepärane, aga me vajame, et need inimesed teeksid veelgi rohkem. Ja see ei ole ainult Iisraeli jaoks, see on kogu juudi rahva jaoks. See on suunatud antisemitismi vastu rohkem kui millegi muu vastu. No see on nagu kodanikuajakirjanduse 2.0 selles mõttes, et tead nagu jälle, me teame, mis on viimastel aastatel juhtunud. Inimestest on saanud mõjutajad. Nad räägivad sellest, tead, inimesed, kes tavaliselt ei julgeks sõna võtta. Aga see on väga konkreetne roll ja huvitav programm on see, kuidas üha rohkem inimesi, kes võiksid esindada väikeseid rohujuure tasandi kogukondi, selgitavad, kuidas see võiks viia parema olukorrani juutide jaoks diaspooras. Ma arvan, et täpselt see, mida sa just ütlesid, kui noored juudid või isegi vanemad juudid, või eriti noored juudid tulevad oma kogukondadesse ja ei kuule midagi väljaspoolt. Need on nüüd inimesed nende enda kogukonnast, kes muudavad midagi. See võimendab kõiki juba tehtavaid pingutusi. Aga kui sul on keegi, kes suudab tõesti neid väärtusi esindada ja neid selgitada, ning kellel on praktiline kogemus, tead, nad on ise midagi teinud ja neil on nüüd teadmised, et teha rohkem, rääkida rohkem ja olla selles enesekindlam. See tekitab laineefekti nende ringkondades, sõprade, perede seas ja see liigub edasi. Ja kui nad suudavad oma kogukondades olla nende algatuste juhid, siis näeme, et paljud teised järgivad neid. Ja me võime näha järgmise põlvkonna tulevasi juhte. Teate, kui mõned neist, olen kindel, on tulnud väitlus või muud tüüpi programmidest. Teate, kui üha rohkem inimesi justkui jääb vanuse tõttu kõrvale. Nii-öelda ma kujutan ette, et see võib ühel päeval avada täiesti uue inimeste grupi välisministeeriumis, kes võtavad need töökohad täielikult üle. Absoluutselt. See on kindlasti võimalik ja teate, me näeme, et Põhja-Ameerikas töötab iga 5. massavilistlane juudi organisatsioonis. Ma tahaksin sellel statistikal korraks peatuda. Iga 5. massavilistlane töötab Põhja-Ameerikas juudi organisatsioonis. See on hämmastav. See juba hakkabki tulevasi liidreid kasvatama. Pärast nende reisi. Vau, okei, jah. See tähendab, et neid kaasatakse ka pärast naasmist. Õige. Ja kui me räägime nendest programmidest, siis selles programmis võtame juba inimesi, kes on oma valdkonnas juhid. See on juba midagi. Need on inimesed, kellel on isegi suurem potentsiaal või enamikul. Ja sellepärast ongi valikuprotsess nii range. Ma usun kindlasti, et igaüks neist, kes sellesse programmi vastu võetakse, saab tulevikus mingil moel juhiks. Vau, väga põnev, sest massa kasvab kindlasti edasi. Ma tean, et see on pakkunud elu muutvaid võimalusi inimestele, keda ma isiklikult tunnen ja kellega olen koos töötanud. Jätkake head tööd. Suur aitäh! Aitäh! 10 miljonid inimesed üle maailma on loomulikult jälginud FIFA maailmameistrivõistlusi, rääkimata neist, kes on käinud erinevatel mängudel koha peal. Me teame, et toimus põnev vastasseis tuntud rivaalide Inglismaa ja Argentiina vahel. Briti autor tuletab meile meelde ka üht unustatud peatüki jalgpalli ajaloost ehk sellest, mida Ameerikas nimetatakse sokkeriks. Tema uus raamat Digging Deep toob päevavalgele 11 juudi jalgpallitähe lood, kelle karjäärid ja elud katkestas holokaust. David Bokover, raamatu Digging Deep 11 mõrvatud juudi jalgpalluri lood autor, liitub meiega nüüd Londonist. Tere ja aitäh! Aitäh kutsumast! See on kindlasti üsna keeruline teema, millesse peate süvenema, aga kuna kogu maailm jälgib praegu jalgpalli maailmameistrivõistlusi, siis milline on teie üldine tunne selle kõige suhtes? Ja kui rääkida juudi sportlastest üldiselt, kes seda spordiala mängivad, Kahjuks arvan, et sellel maailmameistrivõistlusel on ainult üks juudi osaleja. On ainult üks ja see on Matt Turner, kes on Ameerika Ühendriikide varuväravaht ning nende meeskond on nüüd välja langenud. Kahjuks oli juudi jalgpall enne holokausti väga tuntud, kui pärast seda enam mitte nii väga.
nii et sa alustad raamatut ühe põneva tähelepanekuga. Sa ütlesid, et kui enamikult juutidelt küsida, et nimetage mõni suur jalgpallur, siis enamik kratsiks kukalt, eriti ameeriklased. Sest tõesti, tead ju küll, jalgpallurid ei ole päris nii kuulsad nagu need, keda me teame NBA-st või NFL-ist näiteks. No ma räägin praegu jalgpalliriikides. Nii et kui sa küsid näiteks Briti juudilt, jalgpalli hullult Briti juudilt, ja kui sa küsid jalgpalli hullult Briti juudilt, kes oli kõigi aegade parim Brasiilia mängija, siis nad ütleksid Pele. Kui sa küsiksid neilt, kes on kõigi aegade parim Argentiina mängija, siis nad hakkaksid vaidlema, kas see on Maradona või Messi ja nii edasi. Aga kui sa küsiksid neid, kes on kõigi aegade parim juudi jalgpallur, siis nad jääksid vastuse võlgu. Ja tegelikult, mida nad tõenäoliselt teeksid, oleks see, et nad hakkaksid naeratama, isegi naerma. Aga tegelikult, kui nad naeratavad või naeravad, siis nad naeravad holokausti üle. Nad naeravad juudi kollektiivse mälu hävitamise üle pärast holokausti. Sest juhtus see, et need suured juudi jalgpallurid eksisteerisid paljude inimeste mälestustes, kes samuti tapeti. Ja seetõttu jäi see lugu pooleli. Wow. Nii et see uurimistöö kestis 6 aastat. Tead, kas oli mõni konkreetne mängija, kes oli justkui selle pikaajalise ja detailse projekti käivitajaks? Noh, minu viimane raamat oli Bella Gutmanist, kes on kõigi aegade parim juudi jalgpallitreener. Ta elas üle holokausti Ungaris ja seejärel võitis ta Lissaboni Benficaga 2 korda Euroopa karika. Ja kui ma tema elu uurisin, avastasin ma täiesti uue maailma. Maailma, millest ma polnud üldse teadlik, kuigi olen hull jalgpallifänn ja olen seda olnud juba väga varasest east peale. Ja mind paelub ka juudi ajalugu. Ma ei teadnud sellest ajaloost midagi, aga kui ma lugesin Bella Gutmanist, avastasin ma selle maailma. Sest tema meeskonnakaaslased, treenerid, fännid, kõik, nii paljud Kesk- ja Ida-Euroopa jalgpalliga seotud inimesed olid juudid. Ja nad mängisid väga olulist rolli jalgpalli arengus sellisena, nagu me seda täna mõistame. Wow, see on tõesti väga-väga huvitav. Samuti kuuleb, kuidas holokaust on mõjutanud nii paljusid spordialasid. No mõtlen, et kuuleme lugusid poksijatest. Ma mõtlen, et oli palju tõeliselt häid maadlejaid ja poksijaid, kellest paljud pidid laagrites natside meelt nahutama. Oleme kuulnud mõningaid neist lugudest. Ma kujutan ette, et see puudutab paljusid spordialasid, mitte ainult jalgpalli. Absoluutselt puudutab küll. Ja ma keskendusin jalgpallile 2 põhjusel. Esiteks see on minu kirg ja sellise tasemega uurimistöö läbiviimiseks, nagu sa ütled, kulus mul 6 aastat. Sul peab olema kirg, et see lõpuni viia. Aga muidugi on jalgpall ka maailma populaarseim spordiala. Ja mida see raamat mulle võimaldas teha peale lihtsalt nende 11 mängija lugude jutustamise, oli see, et ma pidin loomulikult kirjeldama nende erusituatsiooni, tausta ja seda, mis nendega lõpuks tegelikult juhtus. Mul õnnestus rääkida juutide 20. sajandi ajaloost, sionismist ja Iisraeli sünnist nende 11 mängija lugude kaudu. Tead, üks asi, ilmselgelt me teame, et jalgpall on vist maailma populaarsim spordiala. Ma ei saa seda päris kindlalt väita, sina tead seda kindlasti, aga Iisraeli lapsed unistavad kõik sellest, et olla Messi või Ronaldo. Selgita seda tunnet, kui ring saab täis. Me oleme siin Iisraelis. Riik on sündinud ja siin kasvab praegu palju lootustandvaid sportlasi. Noh, minu unistus on näha oma raamatut tõlgituna heebrea keelde. Ja ma loodan, et noored jalgpallurid Iisraelis hindavad seda, et nad jätkavad suurepäraste juudi jalgpallurite hiilgavat ja rikkalikku traditsiooni. Ja minu arvates on see, millest Iisraelil on puudus olnud, kuigi nad on aastate jooksul kasvatanud väga häid jalgpallureid. Minu arvates on see, millest Iisraelil on puudus olnud kollektiivne eneseusk. Enesekindlus, usk sellesse, et me suudame seda teha. Ja ma arvan, et kui nad mõistavad, et nad on suure traditsiooni pärijad, siis see suurendab nende enesekindlust ja viib neid suurema eduni. Noh, me lõpetasime just ka Baka Makaabia mängud, mis oli suurepärane, sest nii paljud mängijad said tulla ja olla Iisraelis. Ma mõtlen, et tõesti tuntakse sportlikuse üle palju uhkust ja toimub ka omamoodi taassünd. Absoluutselt. Ja tead, jalgpallil ja spordil on juutide seas suur ajalugu. Ja see sai tegelikult alguse sionistliku liikumisega.
Sionistlik filosoof Max Nordau tuli välja lihaselise judaismi ideega. Ta uskus, et juudid peaksid tulema välja oma religioossest eluviisist, mida nad elasid jeshivades, ning peaksid saama vormi ja olema terved. Nad peaksid tegelema spordiga ja õppima, kuidas oma kodumaad kaitsta. Nii see kõik alguse saigi. Ja Kesk- ning Ida-Euroopas on suur sionistlike jalgpalliklubide ja sionistlike spordiklubide traditsioon. Ja Iisraeli klubid nagu Maccabi ja Hapoel on nüüd selle suure traditsiooni pärijad. Jah, üks viimane asi. Ma tean, et see on natuke juhuslik küsimus ja sina tead jalgpallist rohkem kui mina. Kas me saame lugeda David Beckhami juudi jalgpalluriks? Sest kas tal ei ole, ta on ju avalikult rääkinud, et tal on juudi vanavanem, eks? Õige, tal on. Ja ma arvan tõesti, et juudid on otsinud igasuguseid häid jalgpallureid, keda nad saavad omaks pidada ja öelda, et nad on juudid. Ma mõtlen, olgem ausad, Beckhamil võivad olla juudi juured, aga ta ei ole tegelikult juut. Aga ta tunnistab ju, et tal oli juudist vanavanem, eks? Ma mõtlen, ta ei varja seda, ta räägib sellest avalikult, eks? Ta on sellest täiesti avalikult rääkinud. Aga ajaloos on palju suurepäraseid juute, kelle üle me võime uhkust tunda ja kellest peaksime samuti inspiratsiooni ammutama. Imeline. Aitäh teile. Väga huvitav raamat ja palju õnne. Ma tean, et see oli kindlasti südamega tehtud töö. Ja ma olen kindel, et olete natuke pettunud tulemuses, aga tundute siiski üsna õnnelik kaotust arvestades. Absoluutselt. Alati on järgmine kord. Täpselt nii. Aitäh. Kasvades üles väikeses Moshavis Iisraelis ja saades president Trumpi ufotsaariks. Harvardi astrofüüsika professor Avi Lööb juhib nüüd Valdemaja teaduslikku arvatust tuvastamata õhunähtuste ehk UAP-de uurimiseks. Ja ta on nüüd meiega. Palun andke suur aplaus Avi Lööbile, kellel on olnud õigus. Filmite. Ma intervjueerisin sind paar aastat tagasi selle Hawaii objektiga, Joanaga, ma unustasin selle nime. Ja siis kõik ründasid sind. Ja siin sa oled, professionaalne füüsik ja keegi polnud varem riski võtnud. Aga sa teadsid, millest sa räägid. Mis oli see julgus, et sa ei hoolinud sellest, mida inimesed kõik need aastad tagasi rääkisid? Aitäh, et mind kutsusid. Ma kasvasin tõesti üles talus ja hoolin vähem sellest, mida inimesed räägivad kui loodusest. Teadlasena on mul privileeg säilitada oma lapsepõlve uudishimu ja kõige põhilisem teadusküsimus on, kas me oleme universumis üksi. Sest kui meil on naabrid meie kosmilises keskkonnas, tähendab see, et me ei pruugi olla toiduahela tipus Kosmoloogiliselt. rääkides ja samuti me võiksime neilt õppida uut teadust, uusi tehnoloogiaid. See tähendaks, et kui sa usud Jumalasse, siis Jumal ei ole ainult ühe lapse vanem. Ja tead, see inspireeriks meid selle asemel, et keskenduda konfliktidele selle kivi kahemõõtmelisel pinnal. Kindlasti. Kus me sündisime, see inspireeriks meid mõtlema kolmemõõtmelisele tähtedevahelisele ruumile, mida me saame uurida. Ja kokkuvõttes arvan, et see oleks inimkonnale väga inspireeriv sõnum. Me oleme kõik samas paadis. Ja kui meil on naaber, tead, kes koputab uksele. Kes on meist targemad? Peaksime me igal juhul tahtma neilt õppida. Uksevoputus veenab sageli pereliikmeid lõpetama kõik valjud vaidlused ja keskenduma külalistele. Nii et see on minu lootus tulevikuks, kuid praegu meil lõplikke tõendeid ei ole. Aga tõepoolest 2017 aastal oli meil üks tähtedevaheline objekt, mis nägi väga kummaline välja. See oli oma kujult lame. Seda lükkas päikesest eemale mingi salapärane jõud, mis polnud gravitatsioon. Ja see ei näidanud aurustumist nii nagu komeedid. Nii et ma pakkusin, et võib-olla on see tehnoloogiline. Ja nüüd avaldab USA valitsus faile, mis on seotud tuvastamata objektidega. Need on objektid, millest Pentagon ja luureagentuurid aru ei saa. Ja võiks arvata, et nad oleksid väga vastumeelsed seda fakti avalikustama, sest see tähendab, et nad ei täida oma tööd. Aga miks see kõik need aastad salastatud oli? See ongi see, mille üle me kõik oleme spekuleerinud. Miks? Miks oli nii oluline seda varjata? Ma mõtlen, me oleme rääkinud sellest 8-arulisest tähest, teate küll, sellest on kõik juba kuid rääkinud. Miks pidi see olema nii suur saladus? Esimene põhjus on see, et suur osa sellest teabest saadi salastatud andurite abil. Need on andurid, millest USA valitsus ei taha, et vaenulikud riigid teadlikud oleksid. Aga teine põhjus on muidugi see, et kui bürokraadid ei suuda asjadest aru saada, siis nad ei taha tunnistada, et nad ei tee oma tööd. Nad lihtsalt panevad selle kõrvale.
ja nii pakub salastamine väga mugava lahenduse, et USA kongressi vaataks üle neid auke Ameerika Ühendriikide kaitses. Ja hiljuti andis president Trump korralduse avaldada kogu teabe, mis ei kahjusta ega oma tagajärgi riigi julgeolekule. Ja me oleme näinud 4 avaldatud videot, mida on vaadanud 2 miljardit inimest üle kogu maailma, mis on üsna märkimisväärne. Ma ei tea ühtegi teist veebisaiti, millel oleks 2 kuu jooksul olnud 2 miljardit vaatajat. Nii et see on teema, mis pakub üldsusele suurt huvi. See inspireerib ka lapsi teadlasteks saama. Jah, täpselt. Ma saan nüüd aru. Mulle meeldib see teema väga. Ma võiksin sellest terve päeva rääkida. Ma olin üks neist lastest, kes lihtsalt istus ja imetles ning vaatas tähti. Nii et ma saan sellest täiesti aru. Kui ma poleks saanud ajakirjanikuks, võiksin ma ise olla astrofüüsik. Aga tead, sellega seoses ei saa on piloote ja ametlikke isikuid, keda nüüd kõiki intervjueeritakse ja kes ütlevad, et nad nägid seda. Inimesed kardavad, et neid hakatakse naeruvääristama. Aga me näeme neid videoid. Nagu Olukord on üsna erinev Steven Spielbergi filmi stsenaariumist, viimases filmis Disclosure Day, kus peaosaliste auto paisatakse vastu liikuvat rongi. Tead, mu auto on terve. Ja tegelikult küsib USA valitsus minu kui teadlase nõu selles küsimuses. Pead, asi teaduses on selles, et enamasti oleme ebakindlas seisus, sest meil pole piisavalt vihjeid ega tõendeid. See on nagu detektiivi töö. Ja me saame edasi liikuda kogudes uusi andmeid või analüüsides varasemaid andmeid. Seega peame ehitama uusi sensoreid. Või kui valitsusel on kasulikku teavet, siis minu nõukogu püüab sellele ligi pääseda, et saaksime seda analüüsida. Ja ma loodan, et me suudame selles vallas edasi liikuda. On 2 võimalust. Üks võimalus on, et tegu on inimeste loodud tehnoloogiatega. Sel juhul on see riikliku julgeoleku küsimus. Õige, aga kuidas sa näed seda üles, alla, külgedele liikumas ilma igasuguse tõukejõuta? Ma olen lihtsalt inimene, Ma toon sulle näite. Kujuta ette, et laserkiired loovad atmosfääri kuuma punkti. See on nagu laserkiire täpp, mis liigub ringi ja ajab kassid hulluks. Tead küll, nad jälgivad seda täppi, nagu oleks see mingi ese. Meil võib olla tegu millegi sellisega. Atmosfääris ei teki hõõrdumis, sest see ei ole päris objekt. Aga tead, tõenäoliselt ei ole see siiski laseritäpp, sest me tegeleme objektidega, mida nähakse kaugemal. Paljude kilomeetrite kaugusel ja sellise laseri jaoks vajalik võimsus oleks palju suurem, kui sõjavägi kasutab. Ma mõtlen, hiljuti saime teada, et Iisraelis toodab Rafael laserrelva, mis suudab kaitsta droonide ja teiste raketitüüpide vastu. Aga sa tead, et see on laser. Kui see on rakett, siis sa tead, et see on laser. Keegi ei hakka arvama ega ütlema, et see on UAP. Täpselt nii. See, et Pentagon ja luureagentuuri pöörduvad minu kui teadlase poole, tähendab, et nad ei ole kindlad, kas see on inimeste tehtud. Kui nad oleks kindlad, et see võib olla inimeste tehtud või tehnoloogiliselt toodetud teiste riikide poolt, siis nad kirjutaksid salajase memo sõjaministrile Pete Hexedile. Selle asemel pöörduvad nad minu poole ja see tähendab minu jaoks, et meil on võimalus leida midagi tõeliselt ebatavalist. Vaatame seda lähemalt. Ma olin nagu laps kommipoes, kui ma mõtlen, nad võitsid mu kohe ära, kui nad palusid mul seda teha. Teate, veel üks asi, kui natuke tagasi minna. Ma mõtlen, kui me vaatame tagasi iidsetele allikatele, piibliaegadele, siis on ka piiblis ja Tooras ning Soharis palju allegooriaid, mis räägivad nendest asjadest. Sa kuuled lugusid Samaaria kohta ja kõiki neid teooriaid, millest paljud inimesed räägivad. Aga sa võiksid arvata, et need asjad ei teki lihtsalt tühja koha pealt. Ma mõtlen, rahva pärimus ei pruugi sugugi nii kaugel tõest olla. Miks see siis omal ajal kõigile vastuvõetav oli? Miks peab teadus selle tõestimise nii keeruliseks tegema? No, ma püüan öelda, et teadus ei pea seda keeruliseks tegema, aga me peame tõenditele tähelepanu pöörama, sest lood ei pruugi alati tõesed olla. Me teame, et poliitikud räägivad avalikkusele lugusid, mis lõpuks ei vasta tõele. Religioonid teevad sama. Nii et meie edasiliikumise viis on koguda tõendeid, vihjeid, mis juhatavad meid tõe poole. See ongi erinevus. Ja loomulikult võtab raske töö tegemine rohkem aega kui lugude rääkimine. Sellepärast ütlen ma, et hoiame silma peal nendel keradel, millest teatatakse mitte sotsiaalmeedial. Õige. See on täpselt nagu korvpallitreenerid ütlevad, hoia silmad pallil, mitte publikul. Ja just seda peamegi tegema.
Nüüd on võimalik, et meid on minevikus külastatud. Tegelikult on võimalik, et inimesed omandasid paljud oma praegused võimed tänu nõuannetele, mida saadi külastajatelt, tähtedevahelistelt külastajatelt. See on võimalik. Meil lihtsalt ei ole selle kohta lõplikke tõendeid. Noh, ma loodan, et me leiame selle. Meil on aeg otsas. Kui keegi peab selle leidma, oled see sina. Sa pead lõpetama selle, mida alustasid. Miks nad lihtsalt ei maandu siia ja lase meil proove võtta? Aitäh, ma annan endast parima ja loomulikult need suured omadused, me saame seda testida. Kui sa usud Jumalasse, siis see tähendaks, et Jumal ei ole ainult ühe lapse vanem. See on loogiline. Aitäh sulle, Avi. Ma võiksin sellest lõputult rääkida. Me peame selle vestluse hiljem jätkama. Mulle väga meeldib see teema. Suur aitäh sulle. Aitäh, et mind kutsusid. Ja see on kõik selle nädala saatega Juudi maailmanädal. Saate minna E24 News English YouTube'i kanalile, meie kodulehele, sotsiaalmeediasse, kõikjale, et vaadata seda ja teisi saateid järele. Mina olen Emily Francis. Aitäh, et vaatasite ja shalom Tel Avivist.